tere tulemast vaatama saadet Koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkti saab õige vastuse ja naljaka mõttekäigu eest. Tänases saates jänest nagu niimoodi. Kaubanduskeskuses. Kaubanduskeskustes. Pum. Punkt meile. Pane kirja. Telefonis või teater oli enne telekat. Mis see lauljate kõige kangem nina Roy on? See on sama, mis ka... Punasel tiimil on praegu ainult põhjendused, neil veel vastused ei ole. Lähme vaatame, tuli välja. Väga hea. Sa oled haige inimene. Unibet, selles saate maksis kinni Unibet. Minu nimi on Kaspar Kikervill ja minu kõrval nagu ikka küsimuste meister Karl-Alari Varma! Ja nagu igas saates meil on kaks tiimi, meie sinise tiimi kapten, nagu sellel hooajal juba tavaks ja eelmisel hooajal nii edasi. Televiira! Ja teile kõrval on saatejuht ja Raadio 2 hommikuprogrammi saatejuht, nii et daamid ja härrad, meie kõigi lemmik legendaarne Jüri Mutika! Ja teile ja Jüri vastas on punane tiim, punase tiimi kapten Sander Õigus! Ja Sandri kõrval on muusik ja mitte lihtsalt muusika, saate, teine kord juba siin saates. Daamid ja härrad, Robert Linna! Ja nüüd on meil tiimidega tutvust tehtud, aeg on minna küsimuste juurde. Karl, mis on meie saate esimene küsimus? Midagi minu hingest. No nii, mis sul on suu hingel? Küsimus on see, et kust sa saaksid draakoni verd? Tõepoolest. Kus kohas sa saaksid draakoni verd? Austraaliast. Draakoni seest. Draakoni seest. Ta hakkasite, punane tiim hakkas vaikselt minema oma... Väga kahjuks draakonid ei ole päris. Ma arvan, et kuskil, kust on need veredoonori bussid, vaata, käivad, sõidavad ringi, on ju. Mingi kaubanduskeskuse ees või niimoodi, on ju. Mõnel on võib-olla veits mingi traibalit. Mingid teemad kui peal on tihti sa istud kaubanduskeskuses mingisse bussi ja hakkad vaba veritsema? Vabandust, kas siin saab verd anda või? Jaa, muidugi. Need peale on. Draakoni verd, ma ei tea. Mingi Slayeri kontserdil või? Robert arvab, et Slayeri kontsert. Oota, kas see võiks olla nagu Eesti vaste sellest? Kes on Eesti Slayer? Shannon või? Slayer. Akustiline Slayer. Me siis pakume... Mis te pakute? Kust mingid punaseid tilkasid? Draakoni veri, ma arvan, et see on mingisugune ülekantud tähendus. Jaa, kaubanduskeskuses. Me pakume kaubanduskeskus, palun. Krokodilipisaraid ja draakoni verd. Ei, sest seda kaubanduskeskust otseselt niimoodi osta ei saa. No, aga vaatame, mida arvab sinine tiim. Teeme arutluse või paneme umbes? No sina pane kohe, mis sul tuleb torust. See võib õige olla. Näiteks halal kana rappima, siis saab ka. Kana oli kunagi draakon, nad on lihtsalt väiksemad tänapäeval. Just, me kõik teame seda. Ja siis teine lihtne looduslik. Maalähedane vastus. Ja kana ei olnud mitte dinosaurus, vaid oli draakon. No jah. Lihtsalt kontrolli. Kana võib olla draakon. Ja nagu sa ütlesid, looduslik, siis draakoni puu on ka olemas. Et võib-olla see on nagu mingi draakoni puu mahl ja siis seda saab pidada draakoni vereks. See on see, kui see vaas lekib, siis seal all on draakoni veri. Sa ju tead, see on draakoni veri, see tuleb ära pühkida. Ära limpsida. Väga hea. Meie vastus on, see on see draakoni puu vaas lekib, see on draakoni veri. See on õige vastu. Ei ole. Draakoni vere puust, täpselt nii. Teeme suure aplausi sinisele tiimile. Mida sa soovid? Kas sa soovid kiita mind? Aitäh sulle, kallis. Draakoni puust, jah. See on siis draakoni puu mahl on draakoni veri. Jaa, aga mis nemad vastasid? Draakoni puu. Mille sa oled ilmselt siis lõikanud oksa, et see panna vaasi. Ja siis vaas lekib ja sealt tuleb vesi. Ja lisaks see ka, et kus müüaks draakoni puid? No lillepoodides on ja. Kaubanduskeskuses. Kaubanduskeskustes. Pum. Punkt meile. Pane kirja.
ühesõnaga, siin on punasel tiimil on praegu ainult põhjendused, neil veel vastuseid ei ole, aga lähme vaatame võib-olla mõne kuu küsimusega saavad need ajastada. Kui te teate draakoni verepuude, draakoni puude kohta nii palju, siis... Ma lihtsalt draakoni aastal sündinud, see on draakoni loogiline. puu kasvab üpriski vihmavabas keskkonnas. Mis unikaalsel viisil ta endale vett saab? Kuidas ta saab? Seal vihma tavaliselt ei saja. Kana kuseb. Me jääme väga kanapõhiseks. Tule, et Jürile meeldivad kanad, ta teab nendest väga palju. Igasse vastusesse proovid selle kana ikka sisse suruda. No juhtus Mõtle, kas mul on mõni kana küsimus, et tuleb pärast ette visata. No või siis ei ole. Kuidas saab vett vihmavabas keskkonnas? Osmoosi teel. Pöördosmoosi teel. Pöördosmoosi. Me oleme veel spetsiifilised. What he said? Kirjeldage mulle, kuidas see osmoos peaks siis toimuma. Õhuniiskusest niimoodi. Tead, mis või? Põhimõtteliselt õige vastus. Anname punkti ära. Ta püüab udu ladvast kinni ja teeb selle piiskadeks. Ehk siis see udu, mis oli täpselt niimoodi, et need piisad nagu voolavad. Musitab udu või? Ma võin teile näidata ka korra seda. Oh my god, see võiks olla mingi uue albumi pealkirja. Ei, ma salvestasin praegu ära selle Televiira musitades udu. Ei suudlenud uduga. Avalugu on draakoni veri. Ei, see on praegu see brainstormimise Väga osa. hea, Robert. Aga nagu te näete pildi peal, siis tal on üleval hästi palju siukseid oksi asju, mille vahele siis see jääb. See udu sealt võtab kinni ja siis mööda seda tilgub alla. Nii ta ongi. Vaasi. No, aga mis meil seis on? Meil tuleb punktikese nime uuendada vahepeal. Nii, aga paneme sinna ühe punktikese juurde. Nii et seis on viigis pärast 2 küsimust, nii et meil on veel... meil tuleb põnev mäng, ma juba tunnen seda. Nii et Karl, mis on meie 3. küsimus? Meie 3. küsimus on, kui targad on sead? Kõige lihtne küsimus. Lihtne. Väga. Mul on vastus. Väga on. Vastus on väga. Väga targad. Nad on sama targad kui inimesed. Nad hüppavad vajadusel sellise, ütleme, spetsiaalse vette hüppamise puu või poomi pealt vette. Oskavad veest välja ronida, oskavad veest rõõmu tunda ja oskavad hirmu tunda, kui nad näevad peremeest noaga. Ehk siis nagu inimene. Millal sina peremeest noaga viimati nägid? Ammu. Ei, boss ei tule vahepeal, et kuule. Okei, aga ma tahaksin natuke täpsem, kui targad on sead... Võrreldes kellega? Sa ütled inimesed. Või võrreldes kellega? Kui sa ütled inimesed? 2-aastane inimene. Vanus on vale natukene. Teismeline. See on sellise küsid, on ju. Teismeline inimene. 6-kuune. Ei ole, 6-kuune ka. Kui ta hüppab ja teeb, siis see on... Ei, no ta ei saa veel rääkida, see peab kuskil seal olema. 3-aastane inimene. Ütle üks vanus. Sul lapsi on või? Ja mul on küll, aga... Kuna oli hästi siukes... Ma ei ole neid sigadega võrreldanud kunagi. Aga nüüd on see hetk. Ei, ma jäin mõtlema selle peale, et Jüri ütles, et sead on väga targad. Põhjendas seda sellega, et nad oskavad vette hüpata ja sealt välja tulla. Et see on nagu... ülim Mõtle, kui palju inimesi on ära uppunud. Ma räägin. Me oleme nagu poolel teel. Tähtsam see ütles, oskavad veest rõõmu. Ja ma mina ei oska niimoodi rõõmu, lihtsalt pritsin ja mängin. Mis meie lollid siin räägime? Täpselt. Ma ei tea, 5-aastane laps. Ei, rohkem ma arvan. Ma arvan ikka teismeline. Siis ta peaks ju lugeda ja kirjutada oskama. Ei no, aga võib-olla mingite muude asjadega võrreldes. Sõrgadega videomänge. Ja oskavad sõrgadega videomänge mängida. Ja kõige hullemaga nad saavad aru peeglist, tunnevad ennast ära, mis on kuskil alles 3-aastane laps tunneb ise ennast ära. Nii 3-aastane laps oli õige vastus, vahepeal siin käis läbi. Vahepeal tuli väike punane punkt jälle juurde. Jälle targemad, saime teada, et sead on siuksed 3-aastased lapsed. Nad on maailma 5 kõige targem loomaliik. Aga nad on kas professionaalne või statsionaarne, mõlemat ei saa. Igatahes, nad on maailma 5 kõige targem loomaliik. Aga mis need 4 on? Seal tulevad siis primaadid on vahepeal, sul on seal šimpansid, sul on delfiinid, siis vist on orangotangid, siis on... 8 jalg ja siis on inimene. Täpselt nii. Parakas. Aga see on uskumatu, et Karl teab neid asju peast. Teeme väikse Karlile ka väikse aplausi. Väike vahepeal tuleb ja üllatab neid kõiki. Ja see oli puusalt pandud. Kõik oli vale, kommentaarium ütles kirja ja öelge, Karl on loll. No seda nad teevad nagunii. No nii, aga Karl, näita meile, mis on meie järgmine küsimus. Järgmine küsimus on selline, et mis oli ühis Saddam Hussein ja Hitleri punkri ehituse juures?
me oleme tõesti siuke fun kohad. Kummaski polnud peldikut, sest nad arvasid, nad ei lähe sinna. No mõne sulle punkti tead. See ei ole õige vastus, aga see on päris, mulle meeldib. Kaval, see on... Jõuga võtsin punkti. Ei no vastake siis. Mingi sama värvi vaip. Külmkapp oli... Õlut täis. Aga see oleks mõnus, on ju? Mis keelel, see meelel. Kas see on mingi naeruväärselt loll, et mõlemad olid maa all või? Ta teeb vahepeal mõlemad peeti punkrit. Ja, mõlemal oli ukk. President, mõlemad olid ühes riigis. Kummalgi ei olnud ohkana. Ei. See on midagi tegelikult üpriski siukest lihtsat, aga see ei ole see. Polnud ust või? Ei. Mõlemad lasti õhku või? Ei. Võib-olla sa pead natuke vihje peale minema. See on just selle ehitusega seotud. Mõlemad olid betoonist. Nagu neofunk stiilis. Ei, see on... Mõelge arhitektide peale. Mõlemad olid betoonist. Ei olnud. Sama arhitekt. Puust ei olnud. Peaaegu sama arhitekt. Otsime nüüd vähe spetsiifilisemalt. Ja mitte sama arhitekt, aga... Peaaegu sama ehitusfirma äkki. Ei olnud sama ehitusfirma. See oli arhitekti poeg või midagi. Sama perekond, jaa, täpselt. Arhitekti poeg. Täpselt sama perekond. Sa tead sellest sama plaani järgi. Thanks. Saddam Husseinist ja Hitlerist. Ei. Punkritest palju. Aga väga hea. Meil on vahepeal on punane tiim siis 1 punktiga ette läinud, nii et saime jälle teada, meil on tore, meil on lõbus saade, me saime teada punkritest ja... See, kui sa üritad meid veenda, et meil lõbus saade. Meil on lõbus saade. Jaa, meil on küsimused Saddam Husseinist ja Hitlerist. Täpselt, meil on vahvad teemad. Sead, kes tunnevad veest rõõmu. Täpselt. Minna ju, noh. No nii. Lähen järgmise küsimuse. Ma proovisin midagi rõõmsat vaadata, aga noh, unenäod on ju rõõmsad. Me näeme häid asju. Aga mis tegevust sa ei saa unest täielikult teha niimoodi, et uni jätkub veel edasi? Seksida. Joosta. Ma olen unes jooksnud. Aga mitte päris. Ei saa jätkuda. Jah, et no põhimõtteliselt, miks ma see uni jätkub on seal juures sellepärast, et noh, sa ei saa ka surra, eks ole, aga sa ärkad üles, aga see on tegevus, mis sa saad unes teha. Uni läheb edasi, aga sa ei suuda seda tegevust tegelikult nagu teha. Joosta ei suuda, kui sa just külili ei maga. Oota. Külili jalad ei käi, aga näe. Aga sa mõtled ikkagi, et see on asi, mida ma teen unes sees, nagu et ma näen seda unes, mitte see, mida ma füüsiliselt teen samal ajal kui unne. Ja see on mingi tegevus, mis unes ei suuda teha, nagu unenäo sees. Oot, mis tegevus sa ei saa unes täielikult teha, kui uni jätkub? Palju sa lõpukirjandi said? Ma ei saa. Aga sellepärast ma pean panema need klauslid, sest ma tean, et selleks muidu on surm. Sa unes täielikult teha, aga uni ikkagi jätkub. Ehk siis kas tegevus on unes või päriselt? Tegevus on unes. Ja mina ei järka. Sina ei järka, sa teed selle tegevusproovid unes teha, sa ei saa, aga uni suudab edasi minna. Ämblik olla. Ehk et ma ei saa seda teha, aga ma ei järka ülesse ka. Ma lihtsalt magan edasi, aga seda asja teha ei saa või? Jah, sa nagu proovid. See, kui ma tahan nagu full kontrollida, siis ma ärkan ülesse. Aga mul on võimalik nagu unde edasi vaadata nagu kaasreisi. Kui ma piloodiks tahan hakata, siis on nagu tahan. Ma nägin paar päeva tagasi unes, et Kristel Aaslaid oli mingi siukse väga woke 2 inimese folkbändi trummar ja selle bändi nimi oli Lavendel. Ja see uni sai kohe otsa, kui ma sellest teada sain. Sa Kristele rääkisid? Unes ei saa ansambel Lavendli laivi kuulata. Seda ei ole võimalik kuulata. Kas... Kellega tegi seda bändi? Ma ei tea, see teine sees püsti trummide taga. Mis tegevust ma ei saa teha? Mis tegevust? Ära surra või lennata? Siis ärkad üles. Lennata saab ju. Ja siis kuni maha kukud, siis saab nagu lennata küll. Aga oota seal, et unes ei saa seda täielikult teha, osaliselt saab või? Osaliselt saab. Ma nägin vastust ja ma väga ootan juba huviga, kuidas sa seletad neile seda juba. Ma olen lugenud selle kohta, et sa ei saa mingi oma käsi vaadata või mingi siuke teema on. Tead, mida ma ei ole kunagi unes näinud? Mobiiltelefoni. Kas see ole veider või? Kas te olete näinud, et te scrollite telefonis unes või? Jah, täpselt mõtle selle peale, miks sa telefoni läinud. Käte teema on siukene, et sa saad tegelikult näha küll oma käsi. Ei, see on üli veider. Aga mingi juttu saab rääkida unes või?
ja kogu aeg lasen unes. Sina räägid unes. Ja valjult ka veel. Ma arvan, et sa ei saa mingit tehnikat kasutada või mingit telekat vaadata või mingid siuksed asjad, nagu mina ei mäleta, et ma oleks unes neid, et ma vaatan telekat, ekraani, telefonis. Teater oli enne telekat. Mis oli enne telekat? Raadio. Enne raadiot isegi veel. Ajaleht. Ajalehte ei saa lugeda või? Lugeda ei saa, õige vastus. Mõlemal poolt tuli jälle siit, juba Robbie ütles ka vahepeal, et lugeda ei saa, nii et... Lugeda ei saa. Sa ei näe sõnu paberile ka kuskil peal tekstis, et sa ei saa sõnadest aru, sellepärast et su aju ei tea, mis seal olema peab. Aga kas see on siis sama põhjus, mis sa telefoni... Lotonumbreid näeb ju unes. Mis asju näeb? Lotonumbreid näeb unes ja silte näeb igasuguseid, unipetti. Siltega, kas sa oled kunagi, sa ei näe tegelikult, mis seal sildi peal on? Kuidas me endale oma tabel siis unes kokku pani? Ei päriselt ärkas öösel üles ja vittu välja mõtlesin, pani kirja. Ei, nad... Ei, selles mõttes paljud teevad seda unes. Jaa, aga ta panigi vaata osad nendest sõnadest ainult kirja. Väga hea, siin läks see oligi, ta saab täielikku pilti vaata kätte. Näed, kirjutada saab osaliselt. Väga hea. Aga seis on vahepeal saanud 4-2, nii et lähme edasi järgmise küsimus. Järgmine on lihtne küsimus. No. Mida sa ei saa teha, kui sa oma nina kinni hoiad? Aevas, pilgutad. Võib-olla nii lihtne küsimus ei olnud. Ei, silmi ei saa lahti teha. Aevastamisega on küll, et inimesed hoiavad kinni, et siis aevastus ei tule. Aga see iga kord ei toimi. Sa ei saa nina kaudu hingata. Jep. Sa ei saa ümiseda. Sa võid ju nina niimoodi ka kinni hoida, et õige vastus tuli ära. Ümiseda ei saa, vaata, kui sa mõtled. Teed suu lahti. Ma olen liiga palju seda elus proovinud. Aga teeme aplausid sinisel tiimile ka. Me tuli kohe 2 punktiga tuli hüppas teele tiimi järgi, nii et tõepoolest... Midagi ka must kasu. On. Aga miks sa seal nina kinni üritasid ümiseda? No kui sul on nohu näiteks ja ma pean laulma, mul on väga-väga raske, ma pean alati seda kõige karmimat nohurohtu kasutama, sest et ma ei saa laulda reaalselt, ei saa ümisest ega tavalist lauluga. Aga mis see lauljate kõige kangem ninarohi on? See on sama, mis ka tuntud näitlejatel ühel telekokal ja... Mis see on siis? Öelge mulle ka. See Kelore Voice. Ainult nina ei ole nina. Okei, ma ei tea, mis neile te tegite. Järgmine küsimus, palun. Ma arvan, et ma pean minema järgmise küsimuse juurde. See oligi. See on siis eelmisel aastal 2025. 2025. aasta aprillis tegi üks Florida mees politsei tagaajamisel midagi ebatavalist. Mida ta tegi? Tuli siis autodega tagaajamine. Ajas ise politseid taga. Võttis Uberi kliendi peale. See oleks, seda on vist minu meelest isegi tehtud varasemalt juba. See on väga muljet avaldav. Ma arvan, et ta hääletas või midagi. No Florida mehed on need, nagu ma olen siin õppinud selles väga intelligentses saates, et need on need tohlakad, kes mitte midagi ei jaga. No, ma kujutan ette, et vahet ei ole, kas on 2025. aasta või aprill või mis iganes kuu, sa oled Floridas ja politsei ajab sind taga, siis nagu ilmselgelt sa teed midagi ebatavalist nagu iga kord. Ma panin Florida sõna sisse, see muutus dünaamikatega. Ütle, see on midagi isegi, mida ma kujutaks ette, et Eestis inimesed teeksid. See on igati võimalik teha Eestis. Oota, aga lihtsalt nagu kinni pidanud. Hoidiseid. See teeb midagi politseiga kogu. Sarkastilist huumorit, musta huumorit. Ei ole. See on midagi ebasünnist võib-olla selles kontekstis. Rumal tegu. Näitad... Keelt. See oli see, mida ma mõtlesin esimesena. Mul on tunne, et te läksite väga eri teepidi. Ei, ma mõtlesin sama. Jah, kui politsei ajab sind taga autodega, eks ole. Siis näita keelt. Ja nüüd korraks isegi teete korra seisma. Teete see, et okei, ma sain valesti aru. Sa hääletad edasi. Ma sain valesti aru. Ja siis sa ütled midagi politseile. Mis on see asi, mis sa ütleksid politseile, mis see tegu on? Iha! Tere! Põhimõtteliselt, aga... Häid jõule. Aga ta tegi aprilli nalja äkki. Ei tea, aga sa ütled tere ja tutvustad ennast. Ei ole see, ma ütlen ebasünnis on antud kontekstis võib-olla... Propendad. Hakkasid koos podcasti tegema. See on tõesti kõige hullem asi, mida sa... See on väga ebasünnis.
aga see on jah selline, kuidas me siis ütleme, ütleme siis üks vihje veel, ta võib-olla pakkus midagi politseinikule. Ikkagi altkäemaksu siis, mis on tavapärane. See ei ole ebatavaline. See on nii ka. Me oleme kõik seda. Seda küll jah, ebatavaline. Ei, mina ei ole seda, aga hea, et sa selle üles tunnistasid. Küsis, kas nad tahavad võidu teha. Ei, see oleks ka päris hea, aga ei. Ta pakkus mingit asja. No narksi, aga pakkus oma relva neile, ütles, tahate lasta. Nii kaua sõidavad. Aga see oleks küll armas. Võib-olla ta andis. Floridas või Texases on relvad alati autos ja numbrid on ära võetud. Aga see on niisugune asi, mida saaks Eestis ka tõenäoliselt väga lihtsalt pakkuda. Aga Eestis see on ka ei ole väga levinud probleem Eestis, ütleme niimoodi. Ei, selles kontekstis asi pakkuda oleks ebasünnis Eestis ka. Eesti politseile väga ei meeldiks. Sander oli lähedal. Ei usu. Ta pakkus neile istet, ütles, tahate ise kiiresti edasi sõita. Ma sõidan teie autos. Midagi lihtsalt. Ta ütles, et ta laseb ennast ise maha, ma arvan. Ei ole. Ma arvan, me peame vastuse ära ütlema. No. Õigemini siis lühike vastus on, et ta pakkus politseile viina. Võt nüüd ma saan aru, miks Eesti. Ta oli, et kuule, ma sain valesti aru, et kas te ajate mind sellepärast taga, et te tahate ka juua. Ja pakkus neile viina, ei, tule välja, siis sõitis edasi. Ja siis pita maalas. Aga neilegi pakkus. Aga Eestis on siis ka järelikult politseinikele viina pakutud sõidu. Kindlasti on, jah. Meil selle kohta lihtsalt andmed puuduvad. Tõenäoliselt võib-olla nad võtsid vastu. No jaa, aga Lõuna-Eestis on teised reeglid ka. Ei, seal ongi, jah. Ei, nagu reaalselt, kes allpool Savernat kaine peaga sõidab, on täiesti loll. Aga ma küsin ühe siukse meditsiini küsimuse, mis ma arvan kõigile. Mis kasu on pimesoolest? Ei olegi. Erilist ei ole. Vale. Seda saab välja lõigata. Seal on üks päris hiljuti avastatud, et on päris tähtis asi. Ilma selleta saab hakkama, aga see on päris kasulik asi. Sa pead ootama õiget hetke, et siis sa saad vabanduseks selle tuua, et mingist olulisest asjast ära öelda. Näiteks nagu Jaagup Kreem sai ühest esinemisest vabaks, sest tal oli pimesool plahvatas, siis ta sai ära minna. Ma arvan, et sellest saab verivorsti teha. Verivorsti, see on just ilusti tõesti. Mulle siis see pilk. Oota, aga kas see on lihtsalt see, et see annab mingisugust nagu keemiat kehale ja me tegelikult arvame nagu seda ära põhimõtteliselt, et mida sealt saab, mis mingit hormooni või mida ta toodab? Mingid mürgid kogunevad sinna. Sorry, sa ütlesid midagi. Majutab baktereid. Majutab baktereid. Muidu ta vaata on seal ülejäänud soolestik läheb kuidagi järjest, aga pimesool on kogu ülejäänud asjast nagu väljas. Ta hoiab seal eriti väärtuslikke baktereid. Ta on siuke teejärgne parkla. Jah. Eksklusiivne. Ma annan teile selle punkti. Meil on natuke seletus. Mis kasu meil on siis pimesoolest? Põhimõtteliselt ta hoiab tagavara kõhumikroobe. Kui sul on suurem haigus või suurem kõhulahtisus või midagi sellist, siis kehal on kuskilt võtta kohe see asi, eks ole, need mikroobid endale ja teha kohe restart süsteemi, teha see sätetele tagasi keha tuua. Et kui inimesed, kellel on pimesool ära lõigatud, nendel on palju raskem peale mingi suuremat kõhulahtisust jälle saada seedimine tagasi. Ma vaatan uuesti tagasi selle lõpukirjandi juurde, et hoiab tagavara kõhumikroobe, et pärast haigust või suuremat katastroofi saaks. See on päris sõna, jah. Rohkem ei olegi midagi. Vahepeal on katastroof, alati ei ole katastroof. Me oleme nii dramaatilised inimesed üleüldse, kui meil meeldib otsida katastroofi, aga meile vahepeal meeldib ka katastroofi näha, nii et... See on kõhulahtisus. Aga see vastab väga hästi selle küsimuse. Nii, aga Karl, meil on veel küsimus. Lajata meile. Oi. Kohe jätkame. No nii. Korra pani kõik kinni. Aga 2014. aastal müüdi Uus-Meremaal veepudeli sees ühte asja. Mida? See ei olnud vesi, ütlen kohe ära. See oli üks asi, mida see oli reklaamivärk, see oli üks reklaamitrikk. Mida müüdi veepudeli sees? Ma pakun, et see oli koerte õlu. Aga Jüri, kui sa juba siin oled, kuidas sa müüksid? Mis oleks sinu reklaam koerte õllele? Ei, ma võtsin lihtsalt fakti õhust. Mul oli meeles, võib-olla see oli ka varem, mitte 2014, vaid natuke varem. Üks Austraalia mees, kelle koer jõi õlut, siis ta lõpuks tootis koerte õlut, sest ta sai aru, et koertele maitseb, kust nemad oma mikroobid muidu saavad. Just, head ained, kasulikud ained. Mina pakuks seda, aga kui sa nüüd küsid, kuidas see küsimus, ma mõtlesin ära. Ehk siis, mida müüdi veepudeli sees ühte asja, mis muidu see ei ole vesi, see ei ole tavaline asi, mis veepudeli sees oleks. See oli kõik reklaamitrikk. Muidu ju Lapimaal müüakse seda hirve või mis see on neil, see põhjapõder. Põdra pabulaid müüakse ka pudelisse pakituna. Inimesed ostavad, mõtleb, see on mingi uus
see on mingi sihuke uus eriti hea nagu põhjamaine sihuke šokolaad, aga ei ole. Kõlab nagu katastroof. Kui sa lugeda ei oska. See tõepoolest on katastroof. Katastroof pudelis. No nii hea meel, et ma olen proovinud seda sõna nagu saada ammu juba käima ja nüüd võib-olla täna on see lõpuks. Täna on see, jah. Kas see vesi jäi sinna alles ja seal oli nagu lisaks mingi asi või see veepudeli sees lihtsalt oli panna mingi täiesti totaalne teine jook? Ma annan neile selle vihje. Anna neile vihje. Vastus on jah, vesi oli alles. Midagi oli juurde pandud. Kala. Mikroplastik. See on alati see. Poliitiline. Seda on kõikjal meil. Teine pudel. Teine pudel, ei. Seda müüdi hästi palju just jõusaalides muuseas oli see. Need olid nagu masinates müügil. Hantel. Mida sul oleks inimesed, kes käivad jõusaalist? Ma ei tea, aga ma olen kuulnud. Proteiini on muidu vaja. Steroide või mis see on? Mida inimestele meeldib seal teha? Peale seda, kui nad... Muskleid kasvatada. No see on siuke, ütleme, reklaamitrikk on see oluline. Ma arvan peegel. Sest jõusaalis kõik vaatavad ennast, siis teevad selfisid nagu pigem selle toote, see on toode on seal, me oleme juba nii-öelda vihje peal ära. Vee sees oli mingi toode. Vee sees oli üks toode, mis näitab, et kui hea see on see toode. Mingi sokid, higipael, rätik. Nüüd tuleb lihtsalt juba kauri. Aga mingi toode, mida sa tahad näidata, see on veekindel siis. Jah. Nagu see nutikell või? Mitte päris nutikell, aga... Telefon. Spordikell ongi nutikell. Mida sa veel sportides tahad kasutada? Sportides. Nüüd on juba nii madalal ripu. Veekindlad. Keegi ei tee sporti. Veekindlad. Tuleb. Spordiriided. Kõrvaklapid. Õige vastu! Tuli välja, väga hea. See oli ikka viimane, see on nagu rohkem enam keegi üldse sõnu ei teadnud. Veekindlaid kõrvaklappe reklaamiti. Niimoodi on juba vee sees, et näevad, et neil on nii veekindlad, et töötavad ka. See on päris kaval. Need on suured need. Mis pudelist on väga raske. 5-liitrised pudelist. Sellist suured niised. Mis see firma oli ka? Ei, seda vist firmat me ei teagi. Ma valetan. Aga üks firma, mida me teame, on Unibet. Väga õige, Sander, täpselt nii. Unibet, meie suur sõber, suur sponsor on meil. Alati. Veekindel. Kas vahepeal võib teha panuseid, kummal tiimil on rohkem punkte? See on... meeldib Jüri. Kuhu sa panuse tapad? Jüri lähenemine meeldib mulle. Aga võime vahepeal öelda, et see sinine tiim on 2 punktiga ees, nii et... Kõik on mängus. Nii. Aga Karl, teeme veel ühe küsimust, teeme midagi lõbusat ka. Pange like ja subscribe. Video. Internet, yes. Mida usuvad 7% ameeriklastest šokolaadipiima kohta? No nii. Et see teeb sind ilusaks ja tugevaks. Et see on kõige tervislikum asi. Ei. Et see tuleb pruuni lehma seest. Õige vastu! Väga hästi. Ja olemegi viigi juures tagasi, väga kena 6-6, nii et õige vastus oli, see tuleb pruunide lehmade sees. Lehmad ikka Sandrile meeldivad. Teeme ühe kiire veel, see läks nii ruttu. Teeme nüüd kanade küsimuse, lehmad just. Ja seda küll, Jüril oleks seda kana küsimust. Kana küsimust. Mul on üks küsimus kanadest, tahate? No. Mitu sulge on kanal? Tehniliselt need ei ole suled. Rahukord. Ma ei tea. Meie saalist võib ka pakkuda. 4000. Ma ei tea. Nugi poolest õige vastu. Lambist esimese korraga. Mul on kana küsimus. No nii. Nii. Kui sa seda nüüd ei tea, see on piinlik. Ja Jüri, nüüd on kogu surve sinu peale. Sa oled kogu oma persona siin meie saates vähemalt ümber kanade ehitaja. Kanaldage mulle nüüd infot, kui ma ise ei tea. That was a good one. Nii. Mis põhjusel? Ehk siis, miks sa paneksid kaamli sisse lamba ja lamba sisse kana? Oota, kaamli sisse lamba ja lamba sisse kana. Just nii. Mis põhjusel? Sa oled haige inimene. No see on see ilmselge vastus. Keegi kunagi oli kindlasti haige, aga nüüd on see levinud. Ja nüüd, kui sa ütled sisse, kas nagu kirurgiliselt või nagu erootiliselt? Kas sellel on vahet? Väga suur. Kas neid ühendada ei saa? Mina jätkaks seda erootilist teekonda korraks. No nii. Ja läheks mul magamistuppa. No nii, Robert, räägi, mis sul peas on? Mingisuguse tekiga või midagi sükest. Teete lähedal, mul on ka... Kaamli nahast tekk, millel on see
lambavillast värk on ju. Nii, kui see kana suled on seal sees. Ma ka kommenteerin. Praemuna on lihtsalt. Praemuna on padja peal. See on padi, mis on lamba naha peal telgis. Telk on tehtud kaamli vildist. Kuskil seal Usbekkides. Ma arvan, me peame vissi peal minema. Ja see on, ükski neist ei olnud õige vastus. See on ühe asja tähistamiseks. Aga see on nagu, et teevad nagu söömise pärast nagu seda turduckenit, aga... Aga et sa tahad teada, mida me tähistame põhimõtteliselt. Mille jaoks see on ja see on turducken, see on söök. Jõpõisa pulmad. Erinevate kultuuride. Õige vastus! Punkti võrra rikkam. Sander on lihtsalt pool õhtut mõelnud pulmadest. See on peduiinide traditsiooniline pulmasöök ja tal on Guinessi rekord ka. See on maailmas menüüdes on see olemas. Kõige suurema protsentuaalosaga kakastroph pulm. Võib-olla isegi 103% külalisi situs tähised. Ei, see on siis üks kõige suurem menüüst tellitav asi. Korraga hulk sööki, mis sa saab menüüst tellida. No ta on päris suur loos. On terve kaamel, selle sees on lammas, selle sees on kana. Oota, aga mis nad tühja ruumiga teevad? Mitu lammast? Riis pannakse kedagi sisse. Täidetud kaamel, kana ja lambaga. Karvad päris võetakse suurt kärava. kaamlit tegelikult ei kasutavad väikseid kaamleid. See ei ole elusuuruses kaamel tiitki peale, see on ikkagi enamasti väiksem kaamel. Kääbuskaamel või? Ma teen ka mõnda asja. Olen elus nii mõneski pulmas käinud. Muide, kaamli tekkelugu teate, see on vahepõikena, et see inimesed tulevad koosolekule ja disainivad hobust. Ja siis koosoleku tulemusel tekib kaamel, sest kui sa koosolekul disainid kaameli hobust, siis tekib kaamel. Oli naljaks, on ju. Ma saan aru, jah. See väike tagasivaade Eesti koosoleku kanade juurde tagasi. Tagasi kanade juurde. Tagasi kanade juurde. Karl, teeme nüüd midagi lõbusat. Teeme midagi lõbus. Lõpuks ma olen aastaid oodanud, et ütleks ta mulle. Just, oistan jumal. Nii, aga ma saan aru, me teeme kuulda mängu. Me teeme kuulda mängu. Nii, see mäng on väga lihtne. Karl hakkab, kas me teeme loomade helisi nüüd või? Teeme loomade helisid. No eelmine saade sa lubasid ja me ei teinud ja proovime nüüd. Ühesõnaga, mäng on väga lihtne. Me hakkame laskma helisid. Teie eesmärk on ära arvata, mis loomaga on tegu. Kes esimesena õige vastuse hüüab, see saab punkti, nii et kiiruse peale. Kana. Ei ole. Ta tahab kohe pines ära panna. Ei ole kana. Aga kui pime kana leiab ka tera. Te võite enne ka arvata. Meil on siin ajalooliselt olnud situatsioon. Nii, ma lasen esimese heli vaatama, kuidas see tuleb. Ma ei tea, miks ma rannet teen nagu... Et soojaks. Rukki rääk. Nii, vaatame nüüd. Kalkun. Ei ole kalkun. Ei ole. No Robert, mis sa arvad? Laseme taustaks korra veel. Äkki kui sa jänest nagu niimoodi... Nagu õiges rütmis ja... Sa ei tea, ma olen tegi. Kui sa mulle ka õiges rütmis niimoodi teed, ma teen ka seda. Ei, proovi ma ära. No nii. Tuleb. Siin on ilus heli ka sees. Mingi faasan või midagi siukest. Paabulind. Kas see on lindiloom? Tuviga, harakas. See on ikka kurg. See peaks olema üks kõige ilusamaid laule üldse lindude puhul öeldakse. Ööbik. Ta teeb kuulsalt enne surma teeb seda. Kes teeb enne surma? Luik. Luik on õige vastus. Väga hea. Väike aplaus ka Robile. Väga hea. Punasele tiimile punkt juurde. Kui te mõtlete, et vaata termin on luigelaul, et viimane asi, mis kunagi teeb, siis see luigelaul on see. Ükskord Pirita rannas olid luiged, mõtlesin, et nii ilusad linnud, et polegi lähedalt neid näinud. Läksin, kõndisin juurde ja nad olid nagu, nendel on mingid ülipikad hambad nagu karjas sisisesid ja tahtsid kohe rünnata mind nagu kiskjad. Ja nad tiivalöök on nii tugev, et nad suudavad inimese luu murda. Nii et hea ära lähemale. Jõhkrad nagu. Nüüd me teame, mida Robi kardab ja see on... Jah. Tõepoolest hirmus loom, tundub nii hirmus. Nii hirmus on olla Kadrioru pargis. Ja siis ma tulen põõsast välja. Ei, no see on lihtsalt hirmus, aga see on igal pool hirmus. Aga teeme järgmise looma. Nii, nüüd uuesti kõrvad kikki tuleb järgmine loom. Järgmine loom.
Mis iganes loom hariliku pliiatsiga joonistab. Mis see saab See on olla? loom, vabas looduses on see loom. Ja Eesti loom. Eesti loom. Võime öelda armas loom. Siga. Siuke nagu siil või midagi või? Siil on õige vastu! Nonii, sinine punkt. Üks väike sinine punkt. No aga hoiame tempot, paneme kohe järgmise looma. Ma panen teile järgmise looma. Tuttav hääl või? Mina olen just lava taga sellist häält kuulnud. Siis kui Sander hiljaks jäi ükskord, siis ta tegi täpselt sama häält. Pane kohe veel. Tase aega veel. No, harilik norskaja. Mina õhtun hilja. 4 õlut sees. No eks ta on selline ikka suurem loom. Ma võin kõigile korra silma vaadata. Ei ära. Kas see on Eesti loom ka või? Ei ole. Ei ole, välismaa loom. Siis see on jõehobu. Loomaaias on neid. Loomaaiastid on ja on mõned hüljes. See on küll Eesti loom. loom. Sa ei eeldaks, et sellest loomast see hääl välja. Kapivaara. Jälle, kas ta teeb seda vabatahtlikult? Jaa. Või keegi nagu manipuleerib? Kaamel. Ei ole. Ei. Koala. Ei ole. Känguru. Känguru on nii hea. Ma ei arvanud, et... Ma mõtlesin, et kängurud teevad midagi näiteks nunnumat mingi. Ma just käisin loomaaias, ma lihtsalt mõtlesin, et ma hakkan järjest tulema kaamel, siis sealt üle tee oli kohe känguru. Õnneks ei pidanud tervet seda läbi tegema. Kuidas tema hambad olid? Kellel? Kaamil või? Känguru. Känguru istus koos oma pojaga, ta oli seljaga minu poole. Kui ma oleks talle lähemale läinud, ma arvan, et siis oleks see sama selle uige, kui teema oleks pidanud jälle läbi elama. Väga hea, aga teeme ühe looma veel. Teeme ühe looma veel. Kas see on viimane loom või? See on viimane loom, jah. Viimane loom siis. Nonii. Ma arvan, et sama loom, lihtsalt emane. Siin ma ütlen kohe ära, et see on trikiga küsimus. See on viimane loom. See on trikiga küsimus, jah. Silvia Ilves. Ma avastasin selle kuidagi. Mis situatsioonis Silvia Ilves teeb? Celloga ikka. Mis, kui ta valmis on? Jah, täpselt. Need sobivad hästi kokku ka. Kui sa neid kahte veel ette ka kujutad, täpselt ongi nende hääle. Et see on see, et ta ise arvab ennast selle ühe häälega, aga tegelikult on see teine. Tegelikult on nii. Aga mõtle. Lase Silvia. Kas see on suur loom? Andke vihja. Väiksed. Väiksed. Ma ütlen, et me tegelikult ei tea, kas sa vaatab, mis see on. Ma ei tea, kas väike on õige sõna siin. No nad on nende kohta, mis nad olid, on ta väike. Nendest. Siin kana ei ole või? Tead, lähedal oled. Tead, ma panen sulle punkti, sest see on raptor, velociraptor. Ja see on ju basically kana. Super. Jüri sai oma kanapunkti kätte. Kana viib võidule. Kanapunkt on olemas. Kas nagu seadused ja reeglid ei tähenda enam mitte midagi? Ja kätte on jõudnud. Nüüd ongi lihtsalt ongi. Nii ongi, jah. Ma arvan, et... Thunderdome või? Just täpselt nii. Ma lähen koju nagu kuradi GTA-s, tõmban auto ukse lahti. Ma arvan, et Velociraptor on sama kaugel kanast kui Silvia Ilves. Lihtsalt teisele poole ajateljel. Kas sa just ütlesid, et Silvia Ilves on kana või? Evolutsioon käib nagu, et kõigepealt kana, ei. See on hea. Kõigepealt on... Et sa oled nagu dinosaurus, siis kana ja siis kunagi Silvia Ilves või? See on ilus. Kurat, siin öeldakse asju. Aga tõepoolest, ma arvan, et aega nüüd minna tavaliste küsimuste juurde tagasi. Karl, kas sul on meile küsimus valmis? Miks olid Korea inimesed Koreas 1 või 2 aastat vanemad kui mujal maailmas olles? Ehk siis nad olid aastani 2023, olid Koreas, olid nad 1 või 2 aastat vanemad kui mujal. Valed kalendrid, see on ju... Sest et Jeesus Kristus sündis Koreas 1 või 2 aastat varem. Ei ole hommikumaa, loogiline, jah, nende juures sündis varem. Kalender on sama. Päev jõudis varem. Ei ole, kalender on sama. Peate kuhugi teises suunas minema. Neil on seal mida, ei oota vanemad, siis ei saa olla, et nad mingi aasta ära võtsid vahelt.
Nad said juurde aastaid ikkagi. Kodus vanemad. Võib-olla nad kaotasid vahepeal kõik dokumendid ära ja siis mõtlesid, oota, mis see oligi nüüd nagu... Äkki oligi riigipööre ja... Ei ole niimoodi. Neil oli, selles mõttes, neil oli ka mujal maailmas, nad olid... Ajatsoon... No see on tundides, mitte aastates. Jah, just. No väga kaua oled kodust ära. Just, sa ikkagi aastaid oled kodust ära, siis need tunnid kuhjuvad. Nad käisid kõik kosmoses. Ma mõtlesin just sama asja peale. Kaugel. Kujutasin ette, kuidas kõik, kogu Korea rahvas on. Ei, kas ma annan vihje? Ma annan ühele asjale vihje. Kuidas... Oota, aga äkki nende juures on aastas vähem päevi? Kalender on täpselt sama. Kalendriga ei ole seotud. Kuidas, ma annan päris suur vihje, kuidas meie hakkame vanust arvustama? Nad arvestasid kohe, et kui sa sünnid, siis on 1 aasta või? See on üks asjadest, üks õige punkt, väga hea. Siis on see, et jah, et... Meil hakkab siis, kui sa sünnid sellest hetkel, aga seal arvestatakse ka see, et mis sa ema kõhus oled, oli iga aasta. Nii et sa sündisid juba 1-aastaselt. Aga kus see võib-olla teine aasta juurde tuleb? Et kui sa sured, siis tiksub veel 1 aasta otsa. Ei, äkki see ka mingi puberteediga või mingi sellise vanusega midagi seotud või? Ei, see oli siukene iga, kuidas ma ütleksin, see oli iga-aastane asi. Millal... Sünnipäevaga midagi seotud. Ja kuidas see võiks mõjutada? No sünnipäev, kui sa ei jätsid tähistamata. Vahepeal saad nagu 2 aastat vanemaks, jah? Ei. Saadi vanemaks ikka aasta korraga. Liiga aastal siis saad liiga palju vanemaks. Ei ole sellega seotud. See oli, ütleb, ma annan suure vihje jällegi ära. Anna üks suur vihje, jah. See on päris keeruline. Kuidas sünnipäeva tähistamine käib? Pidu. Paned kaamli sisse lamba, kuradi kana, kõik sinna. Need on pulma. Kui sa paned orava veel kana, siis on sünnipäev. Elud on iga sünnipäeval kiib. No kuidas sa tähistad sünnipäeva? Sa teed peo, kutsud oma sõbrad ja tuttavad. Aasta aega võid ju ka, täitsa normaalne pidu. Millal? Suvel. See on lihtsalt sinu sünnipäev. Äkki nad kõik tähistasid ühel päeval korraga oma sünnipäev. Nii, aga mis päeval kõik korraga võiks? Mis päeval on? Aastavahetus oli õige vastus. Paneme punase tiimi punkt ära, teeme väikse aplausi ka. Seleta meile ära, mis see vastus on. Ehk siis esiteks beebi sündis 1-aastaselt, sellepärast, et oli varem ema kõhus olnud ja sünnipäeva siis aasta vanemaks minek oli alati aastavahetuse päeval, mitte sinu sellel päeval, mis on nagu passis kirjas oli, millal sa sündisid, vaid aastavahetusel oli siis see päev, kui vanemaks said kõik. Sünnipäeval ei saanud vanemaks? Ei saanud. Sa olid aastavahetusel läinud, jah. Ja siis oligi see vahe tekkis 1-2 aastat, et oleneb, kuidas sul see sünnipäev siis jäi kas enne või pärast seda aastavahetusel. Ja kui sa selle aastavahetusel ei ole riigis, siis ei tule aastat juurde. Nii, kahjuks nad nii veel läbi ei mõelnud. Ega reaalselt oligi, et kui sa sündisid 30 detsember, siis sa olid 1 ja siis 1. jaanuar sa olid 2 juba kohe 2, jah. Ma oligi sees. Aga kui sa sündisid, ütleme niimoodi 2. jaanuar, eks ole, siis sa... Jumala kreisi ja siis loed, kuidas kurat siin 2-aastased kõnnivad, räägivad, vaatavad omal lollakas. Vedeleb kaiba peal. Sa ütlesid just vastsündinu kohta lollakas või? Ja ta sai punkti ka selle eest, see crazy. Jaa, aga... Mis need on mingid jube intelligentsed või? Vedeleb vaiba peal. Seast natuke lollivad, aga põhimõtteliselt okei. Peaasi, et need vees olemist naudib. Väga hea, aga meil on seis on 9-11 praegu. Punane tiim on 2 punktiga ees. Meil on aega veel 2 küsimuse jaoks. Karl, mis on meil tänase saate eelviimane küsimus? Eelviimane küsimus. Miks vanad egiptlased oma kulme raseerisid? No, et nooremad näida, kui nad juba vanad olid. See oli ikkagi mingi asja kaitseks, ma arvan, mingi kurjade vaimude kaitseks. Et higi läheks silma. Jah. Kui ma mõtlen vanad egiptlased, siis täpsemalt ehk siis vana Egiptuse, iidne, antiikne. Selleks, et mitte välja näidata oma emotsioone. Pole vastus, aga jaa. Aga vaata, sellel Nofret teete või kuidas see on, temal on ju kulmud või need on siis joonistatud? Nendel olid jah. Äkki oligi selle jaoks, et kulmud joonistada kõrgemale, et siis on nagu... Või näiteks suureks üllatuseks. Oled kogu aeg ehmatunud. Sirge kulmu kogu aeg oled konkreetne. Võib-olla jaa, esimene püramiid sai valmis ja nad ei jõudnud lihtsalt ära üllatada. Pidid kogu aeg olema,
see on, ma arvan, läheme vihje peale. See näitas midagi. Jaa. Näitas, kas sa oled abielus või mitte, sest obviously, kui sa ei olnud abielus, siis sa pidid kulmud ära raseerima, sest see nägi hullem meil. Ei ole üldse abieluga seotud. Teile ma ei tea, miks sa nii tahaksid inimestega teha, aga nii ei pea olema. Ma ei tea, ma arvan lihtsalt vanasti oli. Mõelge, mis oli võib-olla Vana-Egiptuse kultuuris tähtis. Jah. Mis tuleb pähe, kui me mõtleme Vana-Egiptuse kultuur? Mingi putukas oli tähtis. Raseerimine oli tähtis, tundub vähemalt. Mis veel oli tähtis? Mumifitseerimine oli tähtis. Pildi peal üliveidrad küljed poseerida. See on loogiline, vaata, et sa ei tea ju, millal sa ära võid surra kogemata, et siis selleks, et kui kogu aeg ära raseeritud, siis surnul ka kasvavad karvad edasi, et äkki kogu aeg raseerid, siis kui järsku peaks mumifitseerima, siis on hea, vaata, ei ole vaja neid maha lüsida, loogiline. Et vähem tööd. Vähem kulub nuga. Ei ole. Hea, aga ei. See on millegi välja, mis oli, okei, ma teen väga lihtsaks selle ära. Mis oli tähtis loom? Kass. Nii. Ja äkki selle kassiga, selle kassil äkki oli? Mis kassiga võivad juhtuda, mis kassid võivad ära surra. Läheb üle tee ja auto alla. Vana-Egiptuses paljud kassid jäid auto alla. Jüri, sul on täiesti õigus. See on üks põhilisi põhjuseid, miks meil selle kassi. Nii, oota, kass suri ära. Nii. Ja selle jaoks ma lasen oma kulmud maha või? Ja teile teab, mis? Sul on täiesti õigus ja see on õige vastus. See oli selleks, et näidata... Teeme aplausi kõigepealt teile. Suur aplaus. Uskumatu. See oli selleks, et näidata, et nad leinavad kassi surma peres ja leinaperiood kestis seni, kuni kulmud tagasi kasvavad. Väga lihtne, pärast seda sai uue kassi võtta. Väga hea. Aga kas see käis vastupidi ka? See oli nüüd siis see episood teist korda juba, kus isegi ei teadnud, et sa vastasid. Täpselt nii. Ja mida me teame on see, et seis on 11-12, enne kui me oleme viimasele küsimusele teha. Nüüd, Jüri, vastus on kana, ma ütlen sulle ette. Ei ole veel mingit vastust kana. Kõigepealt teile rääkima rahval, mida juulis teha. Juuli lõpp on käes juba. Mida rahvas peaks tegema? Kuidas saab rahvas olla sinu tegemistega kursis? Ikkagi Instagramis kõige rohkem. Ja kuulake mõnda head Eesti raadiot ka, siis võib-olla saad midagi head kuulata. Ja kui seda ei saa, siis kuulake Sky Plussi. Aga Jüri, mis sinul on mõttes? 4., 5., 6. august vaadake kõik Ringvaadet. Siis teen suvise versiooni iseendana. Ei ole, aga võib-olla mõne Chuck Norrise nalja panen ka vahele. Mingi kana nalja, Chuck Norrise kana. Väga hea, siis meil on kõigil vaatajatel, mida oodata nüüd. Üks kana Chuck Norrise nali on tulemas. Ja, et kui sa paned kana Chuck Norrise sisse, et mis sa siis saad? Pulmapeo. Vaadake saate. Aga nüüd lähme edasi punase tiimi juurde. Sander, mis sul rahval öelda on? Väga hea. Robin, mis sul rahval öelda? Kindlasti käia igasugustel kontsertidel, kus ma esinen. Ja luiki vaata. Mida kõiki ma vähe ei tule, aga ma võin praegu väita suhteliselt julgelt, et kuna saade on eetris juuli lõpus on ju, siis nii jaanipäevaks tuli mul uus lugu välja. Kui ka augustis. Ülihea laul. Ülihea laul. Täielik suvebänger ja augustis tuleb ka veel üks lugu nimega Jäätis, nii et pange valmis. Te kuulsite siit esimest korda Jäätise laul on tulemas. Karl, me kuulsime, et Robert tuleb Jäätise laul. Mis on meie tänast saate viimane küsimus? Viimane küsimus. Vaatame, kas tuleb kiire vastus, siis tuleb teine küsimus ka. Kui sa antiikmaailmas Aleksandriasse läksid, mida sa olid kohustatud tegema? Ja ma korra, enne kui te hakkate ütlema ja mõtlema, tuletan meelde, et meie viimase küsimuse eest saab topeltpunktid. Aga igatahes, kes selle õigesti vastab, võidab saata. Sa ei tohtinud tikke kaasa võtta. See raamatukogu oli seal tuleohtlik. See on minu pakkumine. See on see, mida sa olid kohustatud tegema, mitte mida sa ei tohtinud. Okay. No, sa olid kohustatud tikud koju jätta. Õige see ei ole. Olid kohustatud... Kas sa tegid seda nagu kodus? Kuule, sa pidid tegema sinna raamatukogusse lugejakaardi. Muidu sa ei saanud sinna minna tikkuda. Nagu sinna linna sisenemisele. Linna sisenedes, jah. Ja ma arvan, pidid deklareerima oma pagasid või turvakontrollist. Relva ära andma. Ei, relvad võisid. Riided ära vahetama. Kalvurile musi tegema.
see oli soovituslik. Sa pidid tagant järgi seal Ryanairis tõestama, et su kott mahub sellesse resti nagu, kui mahu ükski asi sisse. Jaa, kui sulle anti mõõt ette, sa võtsid 4 korda suurema asja. Antiikaja Aleksandriasse, mul on vähemalt mingi 4 T-särki vaja. Täitusid nagu. 4 toogat. Sa pidid näitama, et sul ei ole kaasas ühtegi üleliigset tühja kotti, et sa ei kavatse sealt midagi varastada. Aga kui sa läksid hoopis teises suunas? Kui ma läheks hoopis teises suunas, siis ma oleks saaksid Kairos. Ja oleks Kairos just. Ma arvan, et sa pidid tooma midagi kaasa endaga, ei või? Sa pidid koostama... Sa ei pidanud tooma. See on seotud, te olete siin selles mõttes õigel teemal lähedal olnud, et see on selle raamatukoguga kuidagi seotud. Sa pidid raamatu kaasa tooma? Ei. Sa pidid raamatud laenutama... Pidid ära tõestama, et sa oskad lugeda. Sa pidid raamatu viima raamatu kokku. Lugenud mingit kindlat raamatut. Tead, ma annan sinna ära. Ma arvan küll, jah. Sest õige vastus on see, et sa pidid kõik oma raamatud, mis sul olid kohe üle andma, et raamatukogust tehti selles koopia ja anti sulle tagasi need originaalraamatud. Kaua seda koopiat tehti? Päris kaua mõnikord. Sama aja said seal linnas chillida. Aastaid. Tulid sinna korraliku oma kollektsiooniga siis. No võtti siin. Siin meil on vana raamatukogu vaht ise. Vaata, kui palju raamatuid tal on. Tal on nii palju raamatuid, tal on nii hea tuju, et me isegi lase tal rääkida enne, kui ta ropendama hakkab. Daamid ja härrad, meie tänase saate on võitnud Punane Tiim! Aga enne veel teeme suure aplausi meie sinisel tiimile Jüri Motika Televiira. Meie Punane Tiim, Robert Linna ja Sander Reigo. Teeme suure aplausi küsimuste meistrile Karl-Alari Varma. Mina olin Kaspar Rikervilla, aitäh, et vaatasite ja jääme järgmine kord. Tšau!